6. peatükk Allan Keiani raamatust Puhtsüdamlik ülestunnistus. Once upon a time algab tema ingliskeelne meenutus kultusfraasiga, millega sajandeid on lugematuid ilmakuulsed põnevusjutud kuulajaid tihtipeale kohe esimesest lausest lausa rabanud. Ja ta jätkab. Saabusin USAsse 2004. aasta oktoobrikuu lõpupäevil. Seda, et minu reisidokument puhas võltsing oli, New York John F. Kennedy nimelises lennujaamas ei tuvastatud. Seda suurejoonelist saabumishetke nüüd esimest korda meenutades mäletan üsna selgelt, kuidas ma ootusärev pilk silmis kõndisin justkui kõike teadev noor naine lennujaama hoonest otsekohe välja, et esimest korda selle unistustemaa värsket õhku noortesse kopsudesse ahmida. Ja uskuge nüüd mind, see esimene hingetõmme oli lausa imeline. Midagi niisugust, millest ma terve lapsepõlve olin enne uinumist õhtust õhtusse unistanud. Enda esmaklassilise outfiti taskutes ligi 50 000 eurot peites peatasin sealsamas esimese ette juhtuva Yellow Cabi ning palusin end mõnda New Yorgi parimasse hotelli sõidutada. See mustanahaline taksojuht oskas tol unustamatul sügispäeval ehk liialtki suuremeelsust minu vastu üles näidata, sõidutades mind viisakalt otse Manhattani uusimasse Hiltonisse. Olete esimest korda Ameerikas? Päris ta sõidu ajal minult vaid ühe küsimuse. Ei, ma elan siin, vastasin ma kindlameelselt, vaadates ise samal ajal esimest korda neid muljetavaldavaid lugematuid pilvelõhkujaid, mis mulle kõikjalt vastu naeretasid. Kui olin West 57th Streeti ette jõudnud, võtsid mind võluva hotelli ees vastu 2 abivalmis kannupoissi, kelle suureks üllatuseks mul ainsatki kandamit neile meelerõõmuks sulatada polnud. Foajees luksuslikku ja võimalikult privaatset tuba küsides sain viimasel korrusel paiknenud avara magamistoaga parima numbri, mis tol päeval terves hotellis võtta oli. Tellisin tuppa värsked lilled ning šampanja. Minu mõlemad soovid täideti isegi varem, kui ma ise sellesse detailideni läbimõeldud sisekujundusega ruumi saabusin. Kuldse pidemega uksene seejärel kindlakäeliselt lukku keeranud ning purpurpunase päevatekiga kaetud pehmel voodiserva listet võtnud, pistsin käe enda poolmanti taskusse ning avasin voodikattega sama värvi passikaaned. Foto kõrval, mis tõsi küll päev-päevalt aina vähem mind ennast meenutas, kuid tegelikult oli ainus mittevõltsing, seisid sellel väikeste kaantega raamatukeses endiselt mustade trükitähtedega kirjutatud isikuandmed. Maria Vogel, kes on 18-aastane, lugesid minu silmad seda nime ning neid daatumeid korduvalt kõvahäälselt enesele ette justkui mõnd luuletust, mille päheõppimiskiirus oli tol hetkel elu ja surma küsimus. Viimaks tõusin ma püsti, surusin punased kaaned tagasi taskusse, läksin kõrvaltoa kirjutuslaua peegli ette ning laususin seal iseendale. Minu nimi on Maria Vogel, olen äsja täisikka jõudnud noor naine, kelle päriselu algab just nüüd. Kuidas kangelannal edasi läheb, saate lugeda juba raamatust.